Tere. Läks vist video käima. Loodan vähemalt, et läks. Nii, ma olen nüüd tagasi. Et võtsin aja maha ja kuidagi see iseenesest nagu kõik asjad nagu iseenesest sättisid nii, et ma ei pääsenud nagu siia lugema. Et ju siis pidi vaikus olema ja ma pidin olema eemal ja lõõgastuma. Et ma olen tänulik, et ma valisin ennast ja läksin selle seltskonnaga, et olla omaette ja olla koos nendega ja olla endaga ja mõelda mõtteid ja tegeleda oma emotsioonidega. Sest ma olen jätkuvalt siukses hästi raskes kohas. Aga ju siis see mingi vana haav tahab lahkuda ja siis peab sellega olema. Nii, me jäime siis sakraaltšakra juurde. Sakraaltšakra paikneb vaagnas naba taga. See on seotud sinu rõõmu, loovuse, tunnete ja lapselike omadustega. Samuti esindab see sinu seksuaalsust. See on tihedalt seotud sinu lapsepõlve lugude ja tingimustega. See tšakra valitseb sinu enesehoolitsuse ja enesetervendamise üle. Seos füüsilise kehaga on siis need suguelundid, põis, sooled, sfinkter. Kontrollib ja reguleerib fekaalide väljumist kehast. Vaagen, ristluu ning lülisamba nimmepiirkond ja fookuses tunded, rõõm ja loovus. Ja see nagu, see oli mul eile hästi päevakorral. Juurtšakra. Juurtšakra paikneb lülisamba alumises osas. See esindab sinu turvatunnet ning su esmast ellujäämisinstinkti. Juurtšakra on seotud varajase lapsepõlve uskumuste, raha ja identiteediga. Sel on tegemist loobumise, väärituse ja kindlusetusega. Samuti ellujäämistasandi finantsmuredega. Kui see tšakra on terve, siis annab see sulle kindla toe elus. See, mida inimesed sageli kirjeldavad ärevustundena, on tihedalt seotud juurtšakra energiaga, tasakaaluga. Juurtšakra energia tasakaaluga. Seos füüsilise kehaga, genitaalid, jalad, labajalad, lülisamba alumine osa. Ja fookus on siis ohutus, turvalisus ja ellujäämine. Nii. Nüüd tulevad elundid, näärmed ja muud kehaosad. Neerupealised. Neerupealised on endokriinsüsteemi osa ja need paiknevad neerude ülaosas. Need valmistavad kortisooli. Kortisool on stressihormooniks nimetatav hormoon, mis mõjutab paljusid keha stressi reageeringuid. Neerupealised väsivad, kui inimene püsib lakkamatus hirmuseisundis, on alati pingul ning tunneb, nagu oleks midagi halba oodata. Neerupealised valitseb kolmiksoojendi meridiaan, mis vastutab võitlemise, põgenemise või paigale tardumise käitumismustri ees. Neerupealiseid mõjutavad üldine stress ja tunne, nagu vajaksid kaitset. Neerupealised on samuti seotud sinu energia tervikliku rakendamise võimega. Kui sa ei suuda ära öelda ning kardad teistele pettumust valmistada,
siis mõjutab see neerupealiseid. Neid kahjustab ka tunne, et sind alahinnatakse ning et sa oled elus suuna kaotanud. Neerupealiste nõrgenemine võib olla seotud meeleheite ning tundega, mis mõte sellel kõigel on. Neerupealiste nõrgenemist tunnistavad vasaku põlve ja alaselja valud. See, mida inimesed nimetavad ärevustundeks, võib olla tihedalt seotud neerupealiste tasakaalutusega. Kuna neerupealised on endokriinsüsteemi osa, siis võivad nende energiad ja tasakaalutused mõjutada kilpnääret ning sigimissüsteemi. Ja vihje, et rohkem seda teada saada, loe päikesepõimiku tšakra ja juurtšakra kohta. Päikesepõimiku ja juurtšakra. No päikesepõimikut me lugesime eelmine kord ja juurtšakrat lugesime praegu. Käsivarred ja labakäed. Mure käsivarte ja labakätega võib tähendada, nagu kannaksid liiga palju teiste koormat või tunne, et nagu oleksid su käed mingis situatsioonis seotud, nagu oleks sul liiga palju tegemist või kõigega tuli takus, nagu kardaksid midagi sinna paika jätta. Hoiaksid liiga kõvasti kinni ja haaraksid õlekõrrest, nagu oleks sul raske anda ja vastu võtta, nagu tunneksid, et just sina hoiad kõike koos ning kardaksid, et kõik libiseb käest. Ja seda tunnet ma olen tundnud küll ja huvitav, et ma hommikul ärkan ja siis ma hakkan kohe nagu käsivarsi niimoodi lihtsalt nagu tõusen üles ja mulle nagu meeldib lihtsalt niimoodi neid siluda. Aga see võib olla seotud hoopis sellega, et ma hoian liiga kõvasti kinni millestki ja haaraksin nagu õllekõrrest. Nagu oleks mul raske anda ja vastu võtta. Et justkui mina hoian kõike koos. Ja see tunne mul on ja pean kõigest lahti lasta. Aga see on nii hirmutav. See kõigest lahti laskmine. See on väga hirmutav. Nii, selg. Sinu selga mõjutav energia võib ilmneda tundes, nagu kannaksid kõike oma seljas. Kardaksid selga pöörata, oleksid kellelegi selja keeranud, nagu süütunne, pööraksid millelegi hirmutavale selja, elaksid minevikus, tundes, et see jälitab sind. Sooviksid tagasi minna ja midagi muuta. Kardaksid, et miski sinu minevikus jõuab sulle järele, et sul ei õnnestu mingist olukorrast taanduda ning et sa alistud kergesti teiste mõjutustele. Alaselg ehk juurtšakra on tavaliselt seotud ellujäämise energiaga, nagu perekond, isiklik ohutus, finants, rahaasjad ning varajane lapsepõlv. Keskselg on päikesepõimiku tšakra, on sageli seotud süütundega ja ülaselg, südametšakra võib olla abituse tunde ülekanne. Ka tasakaalustamata neerud võivad põhjustada seljavalu, eriti seljaala ja keskosas. Seetõttu oleks mõistlik pöörata tähelepanu hirmule, esmasele neerudega seotud emotsioonile. Peale selle võivad seljavalud seostuda põie, suguelundite, peensoole ja jämesoolega, ka käevsoolega. Uuri rohkem juurtšakra, päikesepõimiku tšakra ja 3. ja südametšakra 4. kohta. Põis. Põie probleemid on sageli seotud hirmu ja närvilisusega, vihastamisega või ebakindluse ja kõhklemisega. Energeetiliselt on põis seotud närvisüsteemiga. Kui närvisüsteem on stressireaktsioonide tõttu tasakaalust väljas,
siis võib see oluliselt põit mõjutada. Põit mõjutab ka see, kui tunned pidevat kärsitust ja pingetunnet. Situatsioonid, kus me lakkamatult kavandame, kuidas kellelegi või millelegi läheneda, võivad hoida meid pidevast närvitsemisest. Põie energia tasakaalutus võib avalduda alaseljas, põlvedes ja labajalgades. Aju ja pea. Selle piirkonna metafoore saab seostada pea ringlusega, viha või hirmu tõttu, ägedusega, segadusega, tundega nagu kõigutaks miski su maailma, rusutusega, suutmatusega pead klaarida, põikpäisusega, ülekoormatusega, murelikkusega, tundega, nagu ei suudaks mõtteid millestki kõrvale pöörata või millegi mittemõistmisega. Kas jätad muudkui selle sama mure või mantra ketramist? Kas jätkad muudkui selle mure või mantra ketramist? Sinu pea on samuti seotud tundega, et oled ühenduses mingi kõrgema allikaga. Jumal, universum, ebamaisus ja iseenda spirituaalse minaga. Suutmatus eluvoolu uskuda võib põhjustada seda laadi füüsilisi sümptomeid. Enesekriitika ja ülemõtlemine on seotud samuti Enesekriitika ja ülemõtlemine on samuti sõnumid, mida lähtestavad peasümptomid. Migreenid tunnistavad tavaliselt, et enda vastu on oldud liiga karm. Peavalud ja peapööritus on ühenduses maksa meridiaani energiaga. See võib abi olla ka maksa jälgimisest. Ja jutt on vihast, kas endale või kellegi teise suunas. Trotslikkusest, kibestumisest ja frustratsioonist. Mõnikord saab peavalusid seostada seksuaalsete hirmude ja elamuste või kriitikaga. Peapööritus on energeetiliselt närvisüsteemiga seotud. Seda valitseb põiemeridiaan. Nagu ma põiest rääkides mainisin, võib see energia seostuda närvilisuse, viha, ebakindlustunde ja ka muuga. Rinnad. Rindadest ilmuvad sõnumid on enamasti seotud enda eest hoolitsemisega. See võib olla märguanne, et sa oled oma vajadused unarusse jätnud. Sümptomid rindades osutavad sageli suutmatusele endasse pöörduda ning hoolitseda kõigepealt iseenda eest. Maomeridiaan ehk energia kulgemistee kulgeb otse läbi rindade. Kuna ärevuse emotsioon on seotud maomeridiaaniga, siis tuleks sel energial tähelepanu pöörata. Rindade asukoha tõttu võivad neid mõjutada kõik, mis pole kopsudes ja südames lahendust leidnud, kaasa arvatud läbi töötamata valu, sisekonflikt ja suhted, mis häirivad su siserahu. Põsed ja põskkoopad. Põskkoopa hädad võivad olla vanadest ideedest, ärritustest või ammusest murest, vabanemata pisarad ja nohu. Pärinevad sõnumid, nohu ja vabanemata pisarad ja nohu pärinevad sõnumid. Need võivad olla tulvil ärevust. Samuti võib tunda, nagu oleksid elus paigale tardunud, suutmata liikuda ihaldatud suunas. Siinused on energeetiliselt seotud maoga, seega muretsemise emotsiooniga. Paljudel siinuse muredega inimestel on ka maohädad ja vastupidi. Rindkere ja kopsud. Rindkeres ilmnevad sümptomid võivad olla sõnum, et rinnas kantakse mingit koormat. Tuntakse, et süda on raske, kardetakse südant avada, kogetakse lämbumistunnet või tuntakse, nagu rusuks miski järeleandmatult rinda. Rindkere piirkonna energia tasakaalutused on sageli seotud näiteks raskustunde, kurvastuse, depressiooni, tõrjutuse
ja segaduse energiatega. Ma ei saa praegu, Kristo. Ma ei saa praegu. Ma loen ära ja siis, eks. Ja ma ei tea praegu. Kõrvad. Kõrvad võivad edastada metafoore sellest, et ei soovita või ei suudeta kuulda tõtt, kuulata ennast või teisi, et kellegi sõnad on sind haavanud või et sa oled ülemäära tundlik sellele, mida teised räägivad. Kõrvad on energeetiliselt seotud neerumeridiaaniga. Neerudega seostuvad emotsioonid on hirm, pelgus ja süüdistamine. Kõik need väärivad uurimist. Ja nüüd silmad. Silmadega seostuvad metafooridel võib tegemist olla selguse ja siseteadmisega. Sinna võib kuuluda suutmatus näha tõde, vastumeelne suhtumine sellesse, mida sa oma elus näed, soovimatus ettepoole vaadata, keeldumine tõele näkku vaatamast, suutmatus pilku tulevikku heita, elu ja eelseisva umbusaldamine ning võimetus usaldada oma sisesilma või intuitsiooni. Silmadega on energeetiliselt seotud neerud. Neerudega seostuvad emotsioonid on hirm, pelgus ja süüdistamine. Seetõttu oleks huvitav vaadata, kas kõik see ilmneb kuidagi ka sinu puhul. No silmadega jah, no viimasel ajal silma nägemine läinud kehvemaks. Issand, prille ei ole, siis ei näe üldse enam. Et sinna võib siis kuuluda suutmatus näha kogu tõde, vastumeelne suhtumine sellesse, mida sa oma elus näed. Et see õige. Eriti silmi mõjutavad migreenid võivad olla seotud vastuseisuga sisehäälele ja kartusega kuulata intuitsiooni. Silmapiirkonnast kulmude vahele asetseb kolmas silm siis. Kui muret põhjustab silmade kuivus, siis on see sageli seotud hirmuga, närvilisusega või suutmatusega ilmutada emotsioone, loobumishirmuga ning närvisüsteemi mingi tasakaalutusega. Silma on energeetiliselt samuti seotud närvisüsteemiga. Sapipõis. Sinu sapipõis eritab sappi, mis aitab rasvu seedida ning on seedeprotsessi oluline osa. Selle tasakaalu häirivad rahulolematus, frustratsioon, süütunne ja otsustamatus. Kui sellega ilmneb muresid, siis võib sinu elus peituda mingit vana rasva või jääksaadusi, mida sa kinni hoiad. Sapipõie tasakaalutus põhjustab sageli valu paremas põlves ja paremas õlas. Väga huvitav. Aina huvitavamaks läheb tõesti. Süda. Sinu süda on lihas, mis pumpab verd läbi kogu su keha, kuid see vastutab sinu emotsionaalse tervise eest. Süda ja aju peavad lakkamatut kahepoolset dialoogi, milles kumbki mõjutab teise funktsioneerimist. Südamest aju suunduvad signaalid mõjutavad emotsionaalset ja kognitiivset funktsioneerimist. Südant nimetatakse sageli keha teiseks ajuks. See on seotud armastuse andmise ja vastuvõtmisega ning selle ilmutamise võimega. Seda mõjutavad tunded nagu ebakindlus, loobumine, reetmine ning endast teistele andmine, midagi vastu saamata. Südame tasakaalutused või konfliktid põhjustavad sageli pearinglust, seega tuleb veel midagi silmas pidada. Unetus või muud unehäired on peaaegu alati seotud südameprobleemidega, nagu sisekonflikt, rahutustunne, segadus ning südamele kurdiks jäämine. Vabastamata emotsionaalse energia südames või kiirguda õlgadesse, rinda ja kaela ning neid samas mõjutada, kaasa arvatud kilpnääre. Puusad. Puusad aitavad sul elus edasi liikuda, samuti toetavad need alakeha
Kui sa pelgad uut suunda oma elus või kardad, et ei jaksa ennast toetada, siis võib see ilmneda puusades. Jämesoole tasakaalutused võivad samuti avalduda valude või ebamugavustundena puusas. Sinu jämesool on seotud minna laskmisega. Kui sa kardad vanast lahti lasta ja edasiminekut, siis oleks mõistlik sellega tegeleda. Ka emaka või paljunemissüsteemi muude piirkondadega tasakaalutused võivad puusi mõjutada. Puusad. Nii ja naa. Neerud. Sinu neerud puhastavad verd ning on suur energiamahuti. Nende tasakaalustust häirivad emotsioonid nagu hirm ja pelgus, samuti abituse või konfliktitunne. Neerumeridiaan kulgeb läbi su jalgade, jalalabade. Niisiis võib see häirida edasi liikumist või omal teel sammumist. Hiina meditsiinis talletab neeruenergia sinu elujõu energiat. See on ülimalt oluline. Kõik, mis kurnab sinu neeruenergiat, enamasti hirm, mõjutab kogu su keha. Neerude tasakaalutus võib ilmneda ka valu või ebamugavustundena ala- ja keskseljas. Jalad, põlved ja jalalabad. Jalgade ja jalalabade häiritused tunnistavad, et sul on raske edasi liikuda, et sa oled maandamata, ebaled oma järgmises sammus. Tunned, nagu oleksid porri takerdunud, pelgaksid liikuda. Tunned, nagu oleksid uppumas. Kannaksid liiga ränka emotsionaalset koormat. Ei suudaks millestki eemalduda ja peaksid millegi maha jätma, nagu oleksid eksinud, nii et pead ringi uitama. Parema põlve hädad on sageli seotud rahulolematuse ja sapipõiega. Vasaku põlve omadaga neerupealiste ülekurnatusega. Sa väsitad ennast, kurnad oma energiavarusid. Nagu oleme juba arutanud, on jalad ja jalalabad seotud neerude energiaga. Seega tuleb jällegi uurida hirmu. Seda hirmu on ikka. Seda on ikka väga-väga palju. Nii, maks. Su maks on immuunsüsteemi oluline tugi. See puhastab verd toksiinidest ning on seotud hormoonide ja menstruaaltsükliga. Maksaga seostatakse emotsioone nagu viha, rahulolematus, ärritus, depressioon, frustratsioon, samuti tunnet, nagu ei edeneks miski õigesti, nagu oleks kogu su elu võitlus ning et kõik tahavad sulle liiga teha. Maks on energeetiliselt seotud hormoonidega ning võib tasakaalutuse puhul mõjutada endokriinsüsteemi. Maksa tasakaalustamatus võib põhjustada valusid abaluude vahel ja paremas õlas. Peale selle võib liikumatu maksa energia põhjustada peavalu ja pearinglust, mis tuleneb ammustest hädadest, mis meid ikka veel ärritavad. Kael. Kaela kerkinud emotsionaalne energia võib sümboliseerida hirmus tardumist, mis tahes suunas pöördumise, kartust, eksimise ja vales suunas liikumise pärast. Kitsarinnalisus, suurt tüdimust ning riskipelgust. Samuti võib see sümboliseerida jäika suhtumist iseendasse, teistesse, uudsetesse mõtetesse või otsustamatust ning teadmatust, mis suunas edasi minna. Maomeridiaan kulgeb läbi kaela ning on seotud mure emotsiooniga. Sageli on kaelahädad seotud pigem mao kui kaela endaga.
kuid on mõistlik arvestada mõlemat võimalust. Kõritsakra, vaata rohkem kõritsakra kohta. Pankreas. Pankreas eritab vereringesse insuliini. Kibestumistunne ilmneb sageli pankrease tasakaalutustena. Samuti võib sulle tunduda, nagu oleks sinult võetud elurõõm või et elu on olnud sinu suhtes ebaõiglane. Samuti võid end tunda abituna või ohvrina. Pankreast mõjutab šoki emotsioon. Pankrease tasakaalutused võivad avalduda vasakus õlas ja randmetes. Nii tea. Randmed. Kuna pankreas on seedesüsteemi osa, siis oleks mõistlik mõtelda sellele, mida sinu minevikus oli liiga valus seedida ja andestada. Uuri rohkem päikesepõimiku tšakra kohta. Käbinääre. See väike sisenõre nääre valmistab mitmesuguseid keemilisi ühendeid ja hormoone, eriti melotoniini. Melotoniin reguleerib keha ööpäeva rütmi, seega ka und. Käbinääre võib olla seotud unehäiretega. Ülekantud tähenduses seostub see ka suutmatusega valguse ja pimeduse tsüklis tasakaalu leida. See võib avalduda korrapäratult vahelduvates tasakaalututes rõõmsa meelsuse või masenduse hoogudega. Käbinääred nimetatakse ka kolmandaks silmaks, sest see on seotud psüühilise tundlikkuse, intuitsiooni ja spirituaalsete dimensioonidega. Keeldumine avanemisest oma intuitsioonile võib mõjutada käbinääret. Hirm tundmatu ja selle peituva ees toimib samuti käbinäärmele negatiivselt. Niisugused tasakaalutused avalduvad sageli migreenidena. Võid rohkem uurida kroončakra kohta. Pane tähele, ära satu segadusse, sest käbinääred nimetatakse küll kolmanda silmaks, aga see ei ole osa kolmanda silma tšakrast. Nii, vaatan, palju meil aega on lugeda. Natuke on, aga siin on veel päris pikk, et ma ei jõua täna lõpuni. Et ma arvan, et ma loen selle ühe lehekülje ja siis on kõik. Nii, ajuripats. See suur aju all paikneb nääre, reguleerib endokriinsüsteemi hormoonide moodustamist. Ajuripats on otse kui juhtimiskeskus, mis kontrollib teiste näärmete nagu kilpnäärme, munasarjade, munandite ja neerupealsete toimimist. Ajuripats aktiveerib murdeea ning seksuaalsuse alguse. Seega tuleb eelpuberteedi ja noorukia paljusid läbielamusi ning emotsioone vaadelda seoses sellega. Ajuripatsi eritatud hormoon mõjutab neeldumist neerudes, seega saab seda nääret seostada keha veevaegusega. Ajuripatsit mõjutab segaduses olek, otsuste langetamise raskus ning sagedane meele muutmine kahtluste ja hirmude tõttu. Osa ajuripatsist reguleerib emotsionaalseid mõtteid, seega mõjutab seda ka emotsionaalne ebastabiilsus. Uuri rohkem kolmanda silma tšakra kohta. Paljunemiselundid. Paljunemiselundid on seotud loovuse, oma tunnete tajumise, turvalisuse ja rõõmuga. Kui me takistame oma lapselikku mina väljendumist, siis võib see energia blokeerida. Samamoodi võib energia neisse elunditesse sulguda, kui me pelgame ennast kas kunstivallas või muul viisil loovalt väljendada.
Kui me laste saamise või lapsevanemaks olemise pärast muretseme või hirmu tunneme, siis seegi mõjutab sageli paljunemiselundeid. Oma soovikohase elu kujundamise hirm või süütunne võib samuti neid elundeid mõjutada. Ebakindlus, Kristo ära teeb. Ebakindlus ning suutmatus pöörduda lohutuse leidmiseks sissepoole mõjutavad samuti seda piirkonda. Paljunimissüsteemile avaldavad mõju teisedki emotsioonid nagu alandus, häbi, vääritustunne. Samuti võivad neis ilmneda ammused mahasurutud seksuaaltunded või mineviku seksuaaltrauma energia. Tasakaalustamata paljunemissüsteem võib mõjutada puusi ja alaselga. Olen sageli leidnud, et emaka tasakaalutused põhjustavad ebamugavustunde abaluudes. Vaat nii. Ja selle koha peal ma jätangi katki, et järgmine kord loeme siis õlgadest ja nahke, siin on veel päris palju, mida lugeda. Kui sa tahad tulla ennast näitama, siis tule minu kõrvale. Et Kristo siin vahepeal paneb mulle siin näppusid videosse. Tule näita ennast siis, kui sa tahad. Tšau. No, nii. Et nüüd head aega ja siis kohtume. Head aega.